Argo, oled sa valmis? Ja, tere. Olen Ja, täiesti tere, valmis. tere Argo, suur rõõm. Et Argo annab meile alati sellistel üritustel peab olema ka avalik sektor, et muidu siin teadlased visionäärivad ja tootjad unistavad, aga vahepeal peab olema ka siis kolmas regulatoorne jõud, kes ütleb, et mida saab ja mida ei saa. Ehkki sinu puhul me täna kuulame ka ennekõike ikkagi visiooni. Nii et palun. Ja, aitäh. Jagan siin oma ekraanikest. Nii, ma loodan, et on kõik nähtav ja kuuldav. Vabandust. Ja, aitäh kõigepealt kutsumast sellele konverentsile. Mina olen Argo Peepson Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonnast ja täna ettekanne on väga sellise lennuka ja ulja pealkirjaga biomajanduse visioon, aga ma siis tegelikult räägin sellest, mis me oma biomajanduse olukorras praegu oleme, mis on meie tugevused, aga räägin ka natuke nõrkustest ja räägin sellest, mida siis riik on plaaninud eelkõige loomulikult Maaeluministeeriumi vaates, aga mitte ainult siis selle valdkonna arendamiseks teha. Kõigepealt selles seltskonnas võib-olla ei peaks otseselt rääkima terminitest, aga biomajanduse puhul ma teeksin erandi ja räägiksin ja nimetaksin ära ka selle, et mida me tegelikult biomajanduseks siiski nimetame, sest et kuna tegemist on väga laia mõistega, väga kõikehõlmava mõistega, siis on sageli üpris erinevaid arusaamu, mida selle teema all mõeldakse, aga meie või siis Maaeluministeeriumis me siis biomajanduse all ikkagi peame silmas just nimelt taastuva biomassi tootmist ja muutmist siis toiduks, söödaks, biotoodeteks, aga ka bioenergiaks. Ja siia hulka muu seas kuulub ka siis bioloogiliste ressurssidega seotud teenuste pakkumine, mis puudutab siis nii näiteks turismi, sellist terviseliikumist, ka sporti ja jahindust, et kuna see kõik ka põhineb samamoodi taastuval bioressursil. Ja hõlmab see biomajandus loomulikult kõiki sektoreid, mis bioloogilistest ressurssidest sõltuvad. See puudutab nii põllumajandust, metsandust, kalandust, vesiviljelust, kui ka siiski nendega seotud tööstusi, toidutööstust, aga otsapidi siis loomulikult jõuame ka keemia, farmaatsiatööstusteni ja teistegi tööstusteni. Ja puudutab siis see loomulikult kõike bioloogilist päritolu organisme, loomad, taimed, aga ka mikroorganismid ja erinev biomass. Ja biomajanduse hulka on väga oluline roll ka loomulikult kõikvõimalikel jääkidel ja kõrvalsaadustel. Ja nüüd iseenesest loomulikult biomajanduses, biomajandus bioloogiliste ressursside tootmise mõttes ei ole ju mingisugune uus nähtus, et sellega siin põllumajanduse poole pealt või taimekasvatuse poole pealt oleme siin tegelenud juba sadu ja tuhandeid aastaid. Aga mis võib-olla teeb biomajandusest biomajanduse, on sellised uuemad põhimõtted ja arusaamad, eelkõige siis kaskaadkasutus, mis tähendab siis seda, et biomassi bioressurssi väärindatakse eelkõige siis kõrgema lisandväärtuse suunas ja milles siis esmaselt on kõige olulisem loomulikult toit, aga sealt edasi sööt, igasugused võimalikud materjalid, kemikaalid ja tegelikult kõige viimane lisandväärtuse mõttes on bioressursi kasutamine energiaks. Teine oluline põhimõte on loomulikult ringlus. Ja ringluspõhimõte, et ka bioressursi või biomajanduse puhul on oluline arvestada seda, et kogu see süsteem peab olema ja ressurss peab olema ringlusse võetud, taaskasutatav, sest et kuigi me räägime siin taastuvast biomassist, siis tegemist ei ole lõputu ressursiga ja seda peab loomulikult silmas pidama. See puudutab ka justkui põllumajandust vaatame ka toitainete ringlust. Ja kolmas väga oluline printsiip on ökoloogiliste piiridega arvestamine just sellel samal põhimõttel, et tegemist ei ole lõputute ressurssidega, kui võtame siin näiteks
metsa puhul siis tegelikult selle ressursi taastumine võib-olla arvestame siin 100 aastat. Kui võtame ka bioloogilist päritolu ressurssi nagu turvas, siis mida lisandub millimeeter aastas, siis tegelikult on tegemist mõnes mõttes ikkagi lõpuks taastumatu ressursiga. Nii et kogu see ökoloogiline pool, elurikkusega arvestamine ja sellega arvestamine, et ka taastuv bioressurss ei ole lõputu ja peame arvestama siin ökosüsteemide hea seisundiga, siis need on kindlasti need 3 kõige olulisemad põhimõtted biomajanduse juures. Aga nüüd, eriti viimasel ajal me ka riigis üldisemalt, aga eriti Maaeluministeeriumis püüame rohkem hakata kasutama just nimelt ringbiomajanduse mõistet, mis viiks kokku nii terminina kui ka sisuliselt ringmajanduse või ka biomajanduse. Ehk et oluline on, et need kontseptsioonid oleksidki koos käsitletud, sest et üks ei saa teiseta, et ei ole võimalik ringmajandust tegelikult ringmajandusel toimida, kui me ei haara sellesse kogu biomajanduse poolt ja teiselt poolt ei ole biomajandust, ei ole jätkusuutlik, kui me ei arvesta seal ringluspõhimõtetega. Nii et me püüame vähemasti ka omalt poolt, et riigis üldisemalt me ikkagi hakkame üha enam rääkima ringbiomajandusest ja selle kontseptsiooni juures on kindlasti oluline siis märkida, et kuna need ring ja biopool on kokku viidud, siis see mõte on ikkagi selles, et võimalikult paljude fossiilsete toormete asendamine oleks biotoormega võimalik ja selle toorme siis võimalikult tõhus kasutamine kõikvõimalikeks vajadusteks. See puudutab nii toitu, sööta, aga ka materjale ja energiat ja samamoodi siis kogu see kõrvalsaaduste ja jäätmete pool läheb jällegi ringiga tagasi kas siis põllule uuesti uue toidu või sööda tootmiseks või siis ka tagasi energia tootmiseks, kus ta omakorda ringiga lõpuks tegelikult jõuab ka jällegi põllule. Nii, aga miks me sellest üldse nii entusiastlikult räägime sellest ringbiomajanduse valdkonnast? McKinsey instituut on hinnanud, et kogu see nii-öelda biosektori väärtus globaalselt võiks siin aastatel 30–40 ulatuda $2–4 triljoni. Et see lihtsalt näitab kogu selle valdkonna sellist majanduslikku potentsiaali ja olulisust. Ja McKinsey hinnangutel on tegelikult siis võimalik põhimõtteliselt 60% kogu sellisest sisendist, mis inimkonnale on vaja. Seda on võimalik siis teha bioloogiliste ressursside baasil. Ja see puudutab nii, ütleme siis, erinevate biomolekulide kasutamist, millest ilmselt tänase päeva jooksul tuleb ka mõnevõrra rohkem juttu, erinevate kudede ja organite siis inseneeria ja ka erinevad siis digi- ja biovaldkonna kokkuviimised, mis on siis sellised kindlasti ka oluline tulevikuvaldkond. See on lihtsalt iseloomustuseks sellest, missugune on selle valdkonna selline majanduslik potentsiaal. Nüüd globaalsest suurest vaatest natukene siia Euroopa poole liikudes mõned numbrid veel, et kogu biomajandus hõlmab siis praegu valdavalt siis põllumajanduse, toidutööstuse ja metsanduse valdkondades pakub see tööd ligi 17 miljonile elanikule ja lisandväärtus, mida siis pakutakse biomajanduses on üle 600 miljoni euro, et oleneb siis statistikast, siis tegelikult ka see number võib olla oluliselt suurem, see sõltub sellest, mida siia selle biomajanduse hulka arvatakse. Ma olen ka näinud numbreid, mis on 2 miljardit. Aga näiteks nüüd meie lähinaabrite puhul, rääkides veel sellest majanduslikust poolest, siis soomlased on näinud oma biomajanduse strateegias, mida nad nüüd äsja uuendavadki just ja mis on neil ka kohe valmimas,
et nad on näinud ette, et see käive võiks 2025. aastaks olla 100 miljardit ja luua 100 000 uut töökohta. Nii et see näitab seda, et see on ka Soome jaoks ülimalt oluline valdkond. Ja ka lõunanaabrite lätlastel, kellel on biomajanduse strateegia olemas, et nemad loodavad, et siis see lisandväärtus võiks ka 2023. aastaks, 30. aastaks mitmekordistuda ja ulatuda 4 miljardi euroni. Ja siin paremal on üks joonis, mis iseloomustab nüüd Soome biomajandust, see on küll 2017. aasta numbrid, aga siin on oluline siis ka näha seda, et Soome puhul kõige olulisema osa moodustab sellest loomulikult metsandus, aga kindlasti on olulisel kohal ka põllumajandus, toidusektor laiemalt, aga ka erinevad valdkonnad, mis puudutavad siis ehitust ja muid. Ja juhin tähelepanu, et siin ka soomlased loevad siis biomajanduse hulka biomajandusega seotud teenused, mille maht on ka üsna märkimisväärne. Nüüd liikudes natukene sellise strateegilise või laia vaate juurde ja sellise Euroopa Liidu, ütleme siis poliitilis-strateegilise vaate juurde, siis on päris selge, et biomajanduses nähakse väga olulist rolli kogu roheleppe saavutamisel ja süsinikuneutraalsuse saavutamisel. Ja mõnedes dokumentides ikkagi rõhutataksegi, et ka sellist kliimaneutraalsust kindlasti ei ole võimalik saavutada biomajanduseta, nii et biomajandusel on kindlasti potentsiaal ühendada erinevad valdkonnad ja rakendada siis terviklikult sellist poliitikat, mis võimaldab meil nende roheleppe eesmärke saavutada. Nüüd Eesti juurde tulles väike ülevaade sellest, et mis meil seda biomajanduse valdkonda iseloomustab ja missugused ressursid meil on kasutada. Ilmselt ei ole kellelegi uudis, et meil on bioressursse väga palju, me oleme nendega väga hästi varustatud, eriti globaalses ja Euroopa vaates. Aga probleem on selles, et me oleme väga head bioressursi tootjad, kasvatajad ja pakkujad, aga lisandväärtust me sellest luua väga hästi ei suuda ja suur osa on jätkuvalt sellel, et me ekspordime siis kas päris töötlemata või vähe töödeldud kujul oma bioressursse, nii puudutab see nii teravilja, toorpiima, aga tegelikult puitu. Aga teisest küljest on meil selline ressursiparadoks, et meil on väga palju biomassi elaniku kohta, kui me seda elaniku kohta seda toodangut arvestame, aga teisest küljest on seda natukene liiga vähe, et globaalsel tasemel või tasandil siis nii-öelda mahtudega või mastaabiefektiga turul midagi mõjutada, mis siis tähendab tegelikult seda, et me peame vaatama just nimelt, kuidas me suudame ühest küljest kohalikul tasemel oma ressursse paremini väärindada, aga teisest küljest siis leida hoopis neid nišše, kus me ei lähe lööma nii-öelda mahu ja massiga, vaid suudame seda teha targalt ja teatud kindlates nišides, kus meil on eelis. Aga eraldi olen siin välja toonud ka kogu selle ressursi tegelikult, millest me üsna palju räägime ja mille puhul tegelikult seesama selline paradoks kehtib. Ja see puudutab just nimelt kõrvalsaadusi ja jääke. Et erinevad uuringud on siin ka näidanud, et kui me vaatame iga ettevõtet eraldi, ütleme ka näiteks esmatootmise puhul, siis justkui neid jääke ja kõrvalsaadusi väga palju ei teki, aga kui see kogu see Eesti peale kokku panna, siis on need päris märkimisväärsed numbrid ja tegelikult on suures osas see ressurss meil seni mõistlikult kasutamata. Et näiteks 2020. aasta andmetel meil tekib põllumajanduses kalanduses 23 000 tonni toidujäätmeid, sinna lisandub veel toidutööstusettevõtete toidujäätmete maht, mis on ka üle 30 000 tonni. Tegelikult siis väga palju tekib meil ka põhku ja muid sorteerimisjäätmeid. Põhust küll suurem osa
on mõistlik viia mulla süsinikuvaru kasvatamiseks tagasi mulda ja seda ka tehakse. Aga lisaks siis näiteks tekib meil loomakasvatuses kõrvalsaadusena üle 3,5 miljoni tonni sõnnikut, mis ka kindlasti ei ole kasutamata ressurss, seda kasutatakse nii tagasi mulda toitainete viimiseks, aga ka üha enam siis biogaasi või biometaani tootmiseks. Ja siin on ka Eestil kindlasti üksjagu kasvuruumi, aga mitte ainult. Võtame näiteks veel loomakasvatuse poolt, siis siin on üks näide lihtsalt toodud, palju meil lamba- ja kitsekasvatuses tekib. Näiteks igal aastal meil tekib 100 tonni villa, millega me ka suuremalt jaolt midagi tarka peale ei oska hakata. Jah, teeme käsitööd ja mõnel juhul siis lihtsalt tegelikult mahvame maha, mis küll mulla seisukohalt on võib-olla positiivne, aga võib-olla selle mahamatmiseni võiks jõuda siis, kui me oleme sellest kõik kasulikku välja võtnud ja siis need jäägid, mis enam muuks ei kõlba, need viime tagasi mulda. Ja paremal on siin tegelikult ka üks joonis, mis iseloomustab meil just taimekasvatustoodangut ja neid numbreid ma ei hakka siia väga detaili laskuma, aga see lihtsalt siis näitab seda, et palju meil erinevat toodangut on Eestis tekib ja milleks seda siis kasutatakse, kas siis inimtarbimiseks või loomasöödaks. Et ühesõnaga tegelikult selline ülevaade nii taime kui loomakasvatuse poole pealt on meil päris hästi nüüd tekkinud viimasel ajal tänu ühele suurele biomajanduse rakendusuuringule, kus osalesid Eesti kõik suuremad ülikoolid, mida juhtis siis TalTech ja mis suur rakendusuuring äsja ka nüüd lõppes, et tänases ettekandes ma üsna palju tuginengi just nimelt sellele uuringule ja seal tuvastatud infole ja andmetele ja ka teiselt poolt sellistele väljakutsetele ja ettepanekutele, mis meil sellest uuringust tekkisid. Nüüd Eesti siis biomajanduse väärtusahelast rääkides jällegi tuginedes sellele samale RITA biomajanduse uuringule, siis mõned numbrid lihtsalt iseloomustamaks seda, missugune on Eesti biomajanduse hetke selline majanduslik maht ja väärtus. Et ütleme suures järgus, suuremas plaanis moodustab biomajandus Eesti majandusest erinevates aspektides 10–20% müügitulust. Kogu Eesti ettevõtete müügitulust moodustab biomajandus umbes 10%, ekspordist 17% ja kogu sellest lisandväärtusest siis tegelikult praktiliselt 90% siis moodustub metsa ja puidu ja põllumajanduse ja toidu joogitootmise väärtusahelad. Muud väärtusahelad on oluliselt väiksemas mahus. Ja nüüd globaalsest konkurentsivõimest rääkides, siis on selge, et Eesti sellises globaalses vaates paistavad siin silma sellega, et Eesti tehasemajad ja erinevad muud puidu sellised tooted on need, mis just globaalses mahus suurt lisandväärtust kasvatavad ja ekspordis on väga olulised. Aga perspektiivikad on siin ka erinevad, mitte ainult puidul põhinevad sellised tooted, mis puudutavad nii tselluloosi kui ka paberi- ja farmaatsiatooteid, aga ka põllumajanduse poole pealt siis näiteks nisugluteen. Ja siin on selline paremal pool joonis, mis iseloomustab siis seda, missugune horisontaaltäljel siis missugune on Eesti osakaal erinevas tootegrupis maailmaturust ja teiselt poolt siis palju on suurenenud selline impordi kasv. Ja erinevate värvidega on iseloomustatud siis seda, et missugune turuosa teatud tootegrupis on viimastel aastatel kasvanud või kahanenud ja siit on ka näha, et selliste puidutoodetega oleme me jõudsalt oma turuosa kasvatanud, aga ka näiteks erinevad põllumajandustooted nagu nisu, rapsi ja rüpsi tooted, aga ka piim näiteks ja siin nii mõnedki muud põllumajanduse toodangugrupid, mis on oma turuosa suurendanud.
Nüüd natukene tulevikku vaadates või siis ütleme siis rohkem ka jällegi visiooni poole liikudes. Sellesama biomajandusuuringu koostati ka selline bioressursi potentsiaal ehk arvestati siin seda, kuidas võiks Eestis 2050. aastaks, arvestades kliimamuutusi ja selleks hetkeks, prognoosi tegemise hetkeks ka selliseid üldisi poliitilisi suundumusi ja kokku lepitud kavasid, eelkõige siis meie valdkonnas põllumajanduse kalanduse arengukava aastani 2030. Ja selle teadmise baasilt on siis prognoositud, et Eesti puiduressurss väheneb aastaks 2050 märkimisväärselt ja seda me peame siis oma tegevuste ja arenduste puhul kindlasti arvestama. Teisalt on prognooside põhjal siis võimalik öelda, et taimse biomassi, liha ja piimatoodangul on potentsiaali kasvada. Samas kui kala, vetika ja karbiressurss siis selle kalkulatsiooni või siis prognoosi põhjal muutub üsna vähesel määral. Aga siin on nüüd hästi oluline rõhutada selle prognoosi puhul, et see on selles mõttes lihtsustus, et ta kindlasti ei arvesta kõik võimalikke muutusi, mis hakkavad tulenema siis nüüd Euroopa Liidu poliitikatest, mis on suunatud siis, ütleme siis kiiremale kliimaneutraalsuse poole liikumisele ühest küljest ja teisest küljest kõikvõimalikud muutused, mis sellest tulenevalt on seotud siis tarbija käitumisega, mis puudutavad ka näiteks lihatarbimist ja kogu selle poole mõju siis meie maakasutusele. Ehk et sellised prognoosid on siis hetke teadmise ja valdavalt siis kliimamuutuse baasil ja praeguse ressursi toodangu baasil arvestatud. Aga sellise üldise väga laia raami ta meile annab, et missugused ressursid meil edaspidi on suuremas mahus kasutada, missugused tõenäoliselt väiksemas mahus. Nüüd, kui tulles nüüd selle juurde, et missugused on peamised väljakutsed biomajanduse arendamisel Eestis, siis võib siin mõned väga sellised laiad punktid välja tuua ja on päris selge, et sellest väärindamisest on juba, olen ka mina täna rääkinud ja räägivad kindlasti veel ka teised ettekandjad. Kindlasti Toomas räägib siin kalanduse valdkonnast, nendest probleemidest ja väljakutsetest, aga on selge, et üleüldine Eesti probleem on, et me ei suuda oma toodangut piisavalt väärindada. See puudutab ka sellist esmatoodangut, aga ka kõikvõimalikke kõrvalsaadusi, jääke ja muuseas ka rohtset biomassi, mida meil tekib väga palju, aga mida me siis ka tegelikult ei väärinda võib-olla selliselt, nagu me võiksime. Suurvetikate üldse, ütleme, merenduse vesiviljelusega seonduv temaatika, et siin nüüd erinevad uuringud ja analüüsid on näidanud, et võib-olla kõige õigem uue ärimudeli suund võiks olla see, et kogu see tegevus võiks olla siis seotud keskkonnateenuse pakkumisega, mis siis aitaks seda seni saavutamata majanduslikku efektiivsust ja majanduslikku ärimudelit teoks saada, et selliste lahenduste loomine aitaks meil vähendada siis Läänemere eutrofeerumist, et kõik, mis me siis meres kasvatame, on see karp või ka erinevad suur- või vetikad või ka mikrovetikad aitavad meil siis Läänemeres toitaineid eemaldada, mis on teatavasti väga suur probleem, et Läänemere toitjalisus on pidevalt kasvanud ja väga suuri probleeme tekitamas. Suur osa Läänemere põhjast on näiteks juba sel põhjusel elutu. Teine pool loomulikult, mis puudutab kõike seda, mis me siin puidu valdkonnas teeme, samamoodi on loomulikult vajalik ka sellisest mehaanilisest väärindamisest, milles me oleme väga tugevad juba, vaja jõuda ikkagi uute lahendusteni, erinevate keemiliste väärindamiste tugevamale toetamisele ja pigem siis vaadata selle suunaga, et energeetika, kus meil ikkagi praegu väga suur osa puidust läheb, et see energeetika osakaal peaks ikkagi vähenema ja tuleks siin vaadata siis neid selliseid võimalusi, kus pigem siis seda osa kasutada energeetikas, mida millekski muuks kasutada ei saa.
Kindlasti on hästi oluline siis vaadata kogu seda lokaalset suunda, mis tuli ka sellest eelmisest Mattiase ettekandest tegelikult välja, et nii-öelda kogukonna biomajanduse toetamine, arendamine, sest et Eesti on küll väike, aga tegelikult on meie piirkonnad üsna erinevalt ka bioressursi vaates, kui Lääne-Eestis on siin just nimelt rannapiirkondades on ühed ressursid saada, siis Lõuna-Eestis on jällegi teised ja tegelikult peakski vaatama neid tugevusi ja neid soodustama. Ja see eeldab ka riigilt loomulikult sellist laiemat planeerimist, mis puudutab, ütleme, selliste logistikalahenduste pakkumist või vähemasti toetamist. Nagu juba mainitud, et meil on küll ressursse ja üsna palju, aga need on hajutatud. Et tuleks siin mõelda, kuidas riik saab õla alla panna selliste logistiliste keskuste või tsentraalsemate lahenduste pakkumisel, mis puudutavad bioressursside väärindamist. Loomulikult on siin seotud ka kõikvõimalikud IT-lahendused, mis aitavad nii tootmise poole kui ka kõikvõimalike ressursside sellist hindamist, kõrvalsaaduste ja kaassaaduste koguste ja paiknemise selliseid lahendusi tekitada, aga samamoodi sellise suuna arendamine, mis puudutab, ütleme siis, toidu kasvatamist ja toidu kättesaadavamaks tegemist ja raiskamise vähendamist ja kõike seda poolt. Ja ühistuline tegevus mõistagi on hästi oluline, et Eestis sellest me küll valdavalt armastame rääkida, aga tõsi on see, et ega me sellest kuidagi üle ega ümber ei saa, et selliste klastripõhiste tegevusteni ja selle soodustamiseni me peame kindlasti jõudma ja need peavad meil ikkagi elujõulisemaks muutuma. Ja nagu juba mainitud, et uuemad sellised bioressursi väärindamise suunad nagu keemiline ja bioinseneeriline väärindamine või sünteetiline bioloogia, et need on kindlasti suunad, mida me peame arendama, aga samal ajal siis arvestama, et kogu selliste uute väärtusahelate ärimudelite tekkimine võib ka kaasa tuua siis ka maakasutuse struktuursed muutused ja sellest omakorda peame siis vaatama ka väga teravalt sellele, et mida ja kuidas me oma maad ja põllumajandusmaad muuhulgas edaspidi kasutame. Nüüd mul on siin 2 pilti toodud. Tavaliselt bioressursi väärindamise puhul räägitakse ka siis, ütleme siis biorafineerimisest. Klassikaliselt mõeldakse selle all sellist tehast, mida siin vasakul pool on näha, et see on siis Granul Biotechi või uue nimega siis Fibenoli puidu fraktsioneerimise demotehas, mis kenasti toimib ja on jõudmas ka juba demoskaalalt lähiaastatel siin päris tööstusskaalale ja mis on kindlasti Eesti kontekstis üks päris unikaalne nähtus ja on väga tublit tööd tehtud, on saavutatud ikkagi ka maailma mastaabis tulemus ja toodang ligniini näol sellise puhtusastmega, mida väidetavalt siis keegi teine ei suuda pakkuda. Aga ma tahaksin just rõhutada, et üldse mitte alahinnates seda, mida Fibenol on teinud ja rõhutades ka tegelikult seda, et sellise Eesti kontekstis tegelikult ka Fibenol ei ole ühtegi uut tehnoloogiat otseselt välja töötanud, nad kasutavad Sweetwateri Sunburst tehnoloogiat, mis on siis tegelikult suureskaalaline ekstruuder, mida kasutab ka neil Deftac näiteks väiksemas skaalas, siis selle jutu kokkuvõtteks ma tahaks öelda seda, et Eesti-sugune väikeriik peabki pigem proovima ära kasutada selliseid tehnoloogia siirde võimalusi ja seda tehnoloogiat lihtsalt kohandama, seda edasi arendama ja Eesti oludes siis leidma sellised täiustused, mis annavadki meile lõppkokkuvõttes tulemuse nagu Fibenol, et kes suudab ka praegu ligniini toota juba tonniste näidistena, mida väidetavalt jällegi ükski teine sarnane ettevõte Eestis ei suuda. Aga kuhu ma veel jõuda tahan, on see, et selline bioväärindamine ei pea tingimata tähendama miljardilist investeeringut suure tehase näol. Siin paremal pool on samamoodi üks bioväärindamise näide, mis on väike pereettevõte,
vähemasti alguses olnud ja nüüd on neid juba Saaremaal mitu, kes toodavad siis nii-öelda plasti asenduseks pilliroogbõrsi. See on lihtsalt üks näide sellest tegelikult võimalusest, mida biomajandus väärindamise näol pakub. Ja lihtsalt veel mõned näited, ma ei taha siin väga pikalt nende juurde jääda, aga lihtsalt iseloomustamaks siis seda, et missugused võimalused biomajanduses on juba maailmas ja lahendused välja töötatud ja missugused Eestis. Et siin allpool on toodud mõned näited sellest, mida me Eestis teeme, näiteks punavetikast kasutatud furtselaraani kasutab edukalt vähemasti üks kosmeetikaettevõte oma toodangu põhitoorainena. Siin ülevalpool on Saksamaalt näide, kus kohvipaksust toodetakse kohvitopse, jällegi alla 5 inimesega ettevõte, kes suudab Saksa turul päris edukalt toimetada. Meie põhjanaabrid, soomlased, kes kasutavad ja on väga tugevad kaeraväärindajad, nüüd nad on leidnud ja rajanud ka uue tehase, Fazer, mis toodab siis kaerakestad ehk ksülitooli, mis on siis suhkru asendaja ja toiduainetööstuse tooraine. Ja näiteks norrakad toodavad puidust vaniliini, peaks olema minu teada praegu ainukene ettevõte, mis toodab maailmas puidust vaniliini. Nii et erinevaid näiteid ja teid on väga palju ja ma tahangi siin lihtsalt seda rõhutada, et Eestis me mõnedes nišides suudame ka väga unikaalselt tegelikult olla ka globaalsel turul tegijad. Ja nüüd mis on meie sellised võimalused, et seesama biomajanduse RITA uuringus püüti ka välja töötada selliseid biomajanduse stsenaariume, aga just selles võtmes, et ei antud ette nii-öelda head ja halba teed, lihtsalt arvestades globaalseid suundumusi ja Euroopa suundumusi, siis on suures plaanis need meie valikukohad, kas me tahame olla avatud või enesekesksed ja teiselt poolt, kas me läheme kaasa või kulgeme siis nii-öelda bioevolutsiooni rütmis või üritame siis jalga ukse vahele saada sellise biorevolutsiooni ja väga moodsate tehnoloogiatega. Et ma nendesse stsenaariumitesse väga detaili ei läheks, aga põhiline sõnum on selliste stsenaariumite puhul lihtsalt see, et missugune see kõige õigem tasakaal on siis sellise enesekesksuse, avatuse ja revolutsioonilise ja evolutsioonilise tegevuse vahel. Ja siin ei ole kindlasti ühte ja kõige paremat valikut, mida saaks välja tuua ja tõenäoliselt tulevik ei ole ka väga suure tõenäosusega ühegi selle konkreetse stsenaariumi realiseerumine, vaid saab olema mingisugune kombinatsioon, aga me siis saame lihtsalt vastavalt oma tegevustega valmis olla ükskõik missuguse kombinatsiooni realiseerumisel. Ja nüüd Eesti riigi sellise strateegilise vaate juurde, mis puudutab biomajandust, et meil on siin erinevaid dokumente, mis meile selle suuna väga laias plaanis annavad. Ma siin teen lühikese kokkuvõtte nendest, ütleme, põhilisematest ja nende olulisemate dokumentide sellistest põhilistest sõnumitest. Kõigepealt meil on üldine Eesti 2035 strateegia, kus me tahame siis, mille raames on välja hõigatud, et Eesti peaks kujunema siis selleks aastaks 2035. aastaks biomajanduse tunnustatud arenduskeskuseks Euroopas ja seda sihti me ka silmas peame. Meie valdkonnas on põllumajanduse kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030, mis käsitleb siis tegelikult mitmeid neid aspekte, millest ma siin täna juba rääkinud olen, nii jääkide kui kõrvalsaaduste kasutusevõttu, biorafineerimisüksuste loomist, mis on kas siis sobivad esmatootjatele ja erinevad siis sellised, ütleme, regionaalsete algatuste toetamine. Aga mis kõige olulisem ja kuhu ma ka jõuan kohe varsti, on selliste strateegiliste arengusuundade kokkuleppimine riigi tasemel, millega me hetkel just väga aktiivselt tegelemegi. Et sellest loetelust on nüüd kõrvale jäänud mõned strateegilised dokumendid veel, mis biomajanduse valdkonnas on olulised, nagu metsanduse arengukava, mida meil on siin viimased 4 aastast usinalt koostatud ja millest nüüd uus versioon on kuulsavasti olemas, mida küll ei ole avalikkusega jagatud. See on kindlasti väga otseses puutumises ka laiema biomajanduse arenguga ja loomulikult energiamajanduse
temaatika. Aga neid ma siin täpsemalt ei lahka, et küll aga nimetan siis ära siis teadus-arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava, mis puudutab ka loomulikult väga otseselt teadlaste tööd ja tänase päeva teemasid. Ja Maaeluministeerium on praegu väga aktiivselt tegelemas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ülesandega, mis puudutab siis analüüsi ettepanekuid biomajanduse arendamiseks, mis on just nimelt see selliste põhijoonte kokkuleppimine kõikide ministeeriumite tegevusvaldkondade üleselt ja sellega me hetkel väga aktiivselt tegeleme. Me loodame selle aastaga juba valmis saada ja loodetavasti tuleva aasta alguses on siis ka see juba valitsuses kinnitatud, mis annab siis meile aluse selliste strateegiliste suundade kokkuleppe tulemusel hakata tegelema siis juba täpsemalt valdkondade arendamisega ja selliste siin nimetatud juba regionaalsete arengukavade väljatöötamisega. Aga kõige olulisem on see, et ta annab meie arvates sellise tervikvaate Eesti biomajanduse arendamisele. Ja hästi lühidalt veel ka need tegevused, mida me siis oma suurte visioonide ja eesmärkide toetamiseks tahame rakendada ja missuguseid summasid meil selleks on kasutada. Et juba järgmise aasta esimeses pooles tahame avada ühe toetusmeetme taaste- ja vastupidavusrahastust, mis on just selleks, et pakkuda investeeringuid tehnoloogia uuendamiseks, tootearenduseks ja uuenduslike selliste bioväärindamisüksuste rajamiseks, muuhulgas ka siis selliste demo- ja pilootprojektide tegemiseks. Ja siin on meil plaanitud ka siis et abikõlbulikud on ka nii teadus-arendusasutused lisaks ettevõtetele, kui ka kindlasti oluline on see, et siin me tahame toetada ka seda, et saab teadus-arendustöötajad palgata siis kohaliku arendustegevuse tegemiseks ja siin me näeme siis eelkõige selliseid suuri mahukaid projekte, miljoniprojekte, ütleme siis niimoodi ja selle meetme kogu eelarve on meil 24 miljonit kuni aastani 2026. Ja ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavast 2023. aastal tahame rakendada samasugust sellist investeeringumeedet, aga see on siis suunatud eelkõige väikeprojektidele ja esmatootjatele ja selle eelarve saab olema 3 miljonit eurot, et need on siis juba ka otseselt sellised raha suunamised just nimelt meie selliste suuremate pudelikaelade eemaldamiseks ja just nimelt nende vajalike tegevuste elluviimiseks, mida sellised laiemad strateegilised suunad on ette näinud. Aga mina nüüd tänan, ma vist olen ajaga natukene ka juba üle sõitnud. Suur tänu teile ja kui teil on küsimusi, siis ma vastan hea meelega. Nii, tänud sulle, Argo. Et Evelin, kui sa meid kuuled, siis lülita mikrofon välja, me kuuleme sind taustaks. Kas me puldis saame välja lülitada? Igal juhul, et seda 100 tonni villa ja mis sa mainisid, mitte rasku lasta, siis järgmine kord, kui ma ministeeriumisse toon ka sinu väikse osa ära, et see ei ole siis mitte 100 tonni, vaid on 99 tonni, siis mõned 100 kilod ja see pool kilo siis jääb maha matmata. Et kuna me oleme natukene kavast nüüd maas, ma kiirelt vaatan ära, kas meil on küsimusi. Kas meil on tekkinud chati küsimusi? Ja mul ei ole. Siis ma küsin su käest ühe sellise pooleldi provotseeriva küsimus, et kas nüüd kas ministeeriumi vaates oleks olulisem, et me põllumajandustootja teeniks võimalikult palju kasumit või meil oleks toiduga ise varustatus võimalikult kõrge? Jah, aitäh. See on kindlasti, olen nõus sellega, et on provotseeriv küsimus. Et eks me peame vaatama ikka mõlemat poolt, et isevarustatus on ilmselgelt oluline, eriti kui me arvestame praegust sellist globaalset olukorda ja tarneahelaid seoses koroonaga.
et isevarustatuse me peame igal juhul tagama. Aga nagu juba öeldud, et siis lisaks isevarustatusele kindlasti on oluline ka see, et põllumajandustootja saaks nii-öelda kõrgema lisandväärtuse tekkimisest ka oma panusele vastava osa, et ma arvan, see on kindlasti väga oluline. Nii et ma sellele provokatsioonile selles mõttes ei allu, et ma ei ütle, et kumb olulisem on, et eks tuleb ikka mõlemat vaadata. Nii, kuule, aga suur tänu sulle, Argo, et sa ka leidsid laupäeval aega ning läheme siis edasi ettekannetega, mis meil siin füüsiliselt koha peal.